1. jaanuaril 2025. aastal rakendus automaks, seda siis koos uue sõiduki registreerimistasu kohustusega. Poleemikat ja vastuseis oli palju, aga riik pidi ühe suuremaks kärisenud eelarve tühimikku kuidagi täitma. Loodeti sellest täisaasta vaates lisa suurusjärgus 230 miljonit eurot. Seda nende andmete põhjal, mis teada oli. Eestlane aga lõpetas autode soetamise. Sektor langes paari kuuga kriisi. Kokku teeniti registreerimistasudelt ja automaksult kokku vaid 151 miljonit. Automingi ettevõtetelt jäi käibemaksu saamata veel nii umbes suurusjärgus 100 miljonit eurot. Mida sai üle prognoositud tõesti oli inimeste käitumisest sõltuv registreerimistasu, eks ju. Et see tasu oligi mõeldud inimeste käitumist mõjutama ja seetõttu mõjutuski inimeste käitumisest ja ebakindlus siis selles osas, et mis registreerimistasust saab, sest et õhus oli ju aasta jooksul ikkagi väiteid, et äkki kaotaks ära üldine majanduskeskkonda. Need panid inimeste autoostud ikkagi pausile, mitte küll tervikuna, aga ikkagi väga suures osas ja seetõttu siis riigieelarvesse laekus registreerimistasu plaanitust üle poole võrra vähem. Automaksu laekus 87 miljonit eurot. Registreerimistasudest loodeti saada 137, aga laekus vaid 64 miljonit. Samuti otsustas valitsus veel aasta keskel muuta soodustuste korda ja selle alusel tehti tagasi makseid 18 miljonit eurot. Samuti leitakse, et maks ei täitnud eesmärki keskkonnasäästlikumat transporti eelistada. Elektriautosi nüüd automaksuga ainult või registreerimistasuga ostma tõesti ei õnnestu motiveerida. Sellepärast, et isegi siis, kui üldse mitte maksu küsida neilt, on nende hind ikkagi niivõrd palju kõrgem. Võib-olla see laadimistaristu ei ole meil ka veel nii motiveeriv, ehk et see võtab aega, enne kui inimesed võib-olla suuremas osas elektriautosi hakkavad ostma kui praegu. Teine pool on maksukogumise distsipliin, mida jälgib Maksu- ja Tolliamet. Maksu- ja Tolliameti andmetel on mootorsõiduki maksuvõlg 1,2 miljonit eurot, millest ajatatud on 272 000. Ole ka saladus, et on ka neid juhuseid, kus on pöördutud maksu õiguspädevuse osas kohtusse. Hetkel ma saan öelda, et meil on maksumaksjaid, kes on mootorsõiduki maksu tõttu pöördunud MTA vastu ka kohtusse, aga seni, kuni need vaidlused lõppenud ei ole, et siis me ei pea õigesti neid kommenteerida hetkel kahjuks. Öelge palun, kas automaks on teie jaoks probleem? Ongi probleem. Ongi? Jaa, no pead ikka maksma juurde. Aga takistab see teil näiteks kas või uut autot ostmas soetamaks? Selle peale ei ole veel mõelnud. Mida ma kasutan? Rendiautod, jah. Я машину продал в прошлом году. А новый... Нет, не смогу купить я. Не сможешь? Нет. Ta ei ole otseselt probleem, aga ta kindlasti on lükanud edasi uue auto ostu. Seda sinna ma tahtsingi jõuda. Nii et praegu tuleb ikka sügavalt mõelda, kui sinna investeerida. Jah, ta on lisakulu.